tere, head vaatajad ja kuulajad! Tere ka minu poolt. November on juba käes, esimene kolmandik ka läbi ja alanud võib öelda, et on siis selliste seminaride ja infopäevade ja konverentside hooaeg. Rahulik hooaeg ja mina soovitan kindlasti, kui te näete kuskil mingit infot mingisuguste koolituste kohta, siis kindlasti registreerige ja külastage neid, saate kindlasti huvitavat infot. Käisid ju ise ka ju? Just, et sellest ma tegelikult tahtsingi rääkida, et sattusin või mitte sattunud, vaid täitsa registreerisin ennast väga huvitavale sellisele infopäevale, mille siis hetki korraldas Põhara Agros. Ja no Põharas on alati meeldiv käia muidugi, aga lisaks mõnusale olekule oli siis ka tegemist päris kasuliku infoga. Infopäev ise oli teemal, mis puudutas siis teravilja koristusjärgset käitlemist. Ja mõningad nopped võib-olla siit eelkõige just Elina Karroni ettekandest, mis oli päris selline huvitav. Ja üks asi, mis sealt jäi silma, oli see, et teravilja peaks ikkagi võimalikult kiiresti koristusjärgselt kohe siis kuivatama või siis minimaalselt sorteerima, mis natukene aitab siis teravilja säilida enne kuivatamist. Aga see oli üks asi, mida me tegelikult teame, aga mis sealt ettekandes ka välja tuli. Ja teisena võib-olla tooks välja sellised terade kahjustused, mida siis põhjustavad, üks asi juba põllu peal, kombain võib seda teha, aga kuivatamine võib siis terasid ju meil kahjustada ja eelkõige just liiga kõrge temperatuuriga kuivatamine. Ja tegelikult tera, mis on kahjustatud, on ta siis katki või on mõrane, siis ei pruugi hästi säilida ja tekivad erinevad ohud siis selliste toksiinide poole pealt, aga ka lihtsalt, et see vili ei idane või ei pruugi idaneda siis pärast siis mingisuguse aja säilitamist. Muideks need katkised terad on selles mõttes ju päris asjakohane analüüs, sellepärast et ka ekspordilepingutes on meil kirjas katkiste terade osakaal ja see näitaja on tegelikult päris väike, selline teinekord vaid 3%. Jah, et üldjoontes katkistena me loeme reeglina ikkagi see, mis on katki täitsa, aga kuivatamise osas just võib-olla olulisem on isegi see, et seal on sellised mikromõrad, mida võib-olla me palja silmaga ei näegi, aga ka need mõjutavad siis vilja säilivust, sest et nendes pragudes ja mõrades on väga hea erinevatel toksiini tekitajatel ju kasvada. Ja kui näiteks suvi on päris kuum või soe koristuse ajal ja soe vili pannakse lattu seisma, siis ega see ju ka aitab ju seda hoida. Aga muidugi oluline on ikkagi siis selline, vilja tuleb ikkagi hoida. Ja võib-olla siis juurde veel siia, võiks rääkida ka sellest, et kui me rääkisime ka hoidmisest ja hügieenist, siis seal rääkis ka Põllumajandus-Toiduamet sellest, et iga teravilja käitleja tegelikult, kes siis kasvatab teravilja, peab ennast registreerima, kuna ta tegeleb siis teravilja turustamisega, on see siis söödaks või toiduks, ei oma isegi tähtsust. Vastavalt sellele tuleb siis valida oma tegevusala ja ka siis see, kas me peame siis või kas ettevõte peab tegema siis majandustegevuse teatise või taotlema ka tegevusluba. Ja seda siis sellega seoses täitma siis ka hügieeninõudeid, mis on elementaarsed. Põllumajandus-Toiduamet käib ka kontrollimas aeg-ajalt, et seda kindlasti vaadake, kas te olete registreeritud või mitte ja kui ei ole veel, siis tehke seda kindlasti. See tagab teile kindlasti ka selle, et teie teravili ilusti ka ära ostetakse. Aga kuhu põllumees peab siis registreerima ennast need, kes ei ole ennast veel reganud? Iga põllumees saab ennast registreerida siis Põllumajandus-Toiduameti kodulehe kaudu ja kes jääb hätta, siis kindlasti küsige nende käest abi, kindlasti aitavad hea meelega. Ja tulemas on veelgi erinevaid seminare, infopäevi ja järgmine aasta juba 2. veebruaril korraldab Scandagra siis traditsioonilise talvekonverentsi, nii et kõik, kes oma puhkused planeerivad, siis kalendrisse märkige see ära ja saate ilusti ennast registreerida ja kohale tulla. Ja siit olekski paslik minna nüüd ka turu juurde, viljaturu juurde. Meil oli siin turu kõikumisi mingi aeg tagasi, mis olid seotud siis selle viljakoridoriga, mis siis Ukrainast vilja, mille kaudu siis Ukrainast vilja välja viiakse. Et kuidas meil seal situatsioon on praegu? Jah, et oktoobri lõpp oli tõesti pingeline, tekkis selline poliitiline küsimus, kas siis Ukraina koridor juba sulgub enne 19. 20. novembrit või kuidas see olukord siis on. Ja 31. oktoobril tõesti selle esmaspäevane päev, mäletan seda väga hästi. Turg väga ootas, mis siis Matif teeb, kas läheb 10 euri üles, 20 euri üles või mis siis juhtuma hakkab. Ja kõik analüütikud ennustasidki, et esmaspäeval mingi hüpe tekib ja 31. oktoobril tõesti kohe Matif siis selline 10-12 euri üles läks. Aga sama kiiresti, kui ta üles läks, tuli ka alla, sest selgus, et isegi kui Venemaa ütles, et ta väljub sellest koridori kokkuleppest, siis Ukraina ikkagi eksportis edasi, laevad sõitsid välja ja natukese aja pärast siis Venemaa kinnitas, et
ta jätkab selle koridoriga ja koheselt turg ka reageeris ja Matif alla tuli. Ja võimegi öelda tegelikult, et ega praegu on ka turg sisuliselt selline poliitiline turg, et kõik ootavad, mis siis saab, mis siis 19. 20. novembril juhtub, et kas pikendatakse seda koridori või mitte. Ja muidugi arusaadavalt on väga palju erinevaid kuulujutte praegu turgudel, kes kuskilt mingit sosinaid kuuleb, kõik tahavad väga targad olla ja siis seda kuulujuttude rida igasugust on, et kes ütleb, et tehakse juba uusi laevalepinguid pikemaks ajaks, kes on juba kuulnud, et kindlasti pikendatakse. Erdogan kindlasti mängib siin väga suurt rolli, kes esitab nii-öelda avaldusi siin poliitmaastikul, nii et väga palju virvarri selle ümber on. Ma tahtsingi öelda, et Türgil on endal väga suur huvi tegelikult, et see koridor jätkub, sest et väga suured rahad on temal endal seal mängus ja kasu nii-öelda. Ja tänasel hetkel ma ütleks, et Musta merel on ikkagi suurem jõud Türgi kui Venemaa. Praegu tundub niimoodi aga vaataks korraks ekraanile, et siin on näha ka meil tegelikult väiksed graafikud, et kui palju siis, mis see roheline koridor või see viljakoridor siis Ukraina jaoks tähendab. Et oleme siia mõned numbrid välja toonud, et kui enne sõda nüüd Ukraina ikkagi sadamatesse eksportis kuskil selline 97% viljast, siis peale seda, kui sõda hakkas, sadamad läksid kinni ja mängu tulid siis nii-öelda teised kanalid, kuid läbi teiste kanalite ei jõuta piisavalt ikkagi siis eksportida. Ja kui me vaatame, kui palju see viljakoridor nüüd on mõju avaldanud, siis erinevatel kuudel on see siin 50-60% ringis siis olnud kogu eksporditavast mahust. Et on ka teised nii-öelda kanalid, mida mööda siis Ukraina ikkagi eksporti jätkuvalt teeb. Nii et kui nüüd mõelda niimoodi, et kui see eksport edasi läbi selle viljakoridori ei läheks, siis Ukraina on ikkagi võimeline eksportima nisu circa 5 miljonit tonni veel. See tähendaks, et Ukraina suudab eksportida kokku 10 miljonit tonni nisu. Ja kui me võtame võrdlusse prognoosi, siis tegelikult on see enam-vähem selle prognoosiga ühes augus, nii et Ukraina võiks siis ka sisuliselt ilma selle koridorita suuta eksportida piisavalt nisu. Teine küsimus on ikkagi loomulikult Venemaa enda nisus, et me oleme siin varem ka rääkinud, et Venemaa saak on sellel aastal rekordiline ja nad peavad väga palju nisu eksportima ja täna on Venemaa oma ekspordimahus tunduvalt maas ja ta peab palju rohkem suutma eksportida ja sealt müügisurve Venemaalt on praegu väga tugev, mis avaldab mõju ka meie regiooni hindadele. Ja kui me võrdleme Venemaa nisu hinda ja meie hindadega, siis Venemaa nisu on kuskil selline orienteeruvalt $30 odavam kui Euroopa nisu. Euroopa ja Ameerika nisu ei ole lihtsalt hetkel konkurentsivõimelised. Ja arvestades nüüd seda pilti, et kas siis see koridor jätkub või mitte, siis on näha tegelikult, et kõige suurem huvi on ikkagi Venemaal seda enda nisu saada eksporditud välja, sest kõik, mida ta ei suuda piisavalt välja eksportida, jääb ju järgmisele saagile jälle ette ja pealegi on vaja ju ruumi teha juba siis 23 aasta saagile. Ja kogu see pilt siis selle viljakoridori ümber ja kogu selle poliitmängu juures on tegelikult nisu Matif ka, ütleme, et suht stabiilne olnud siin viimastel päevadel ja pigem väikeses langustrendis, sest tarbimine on tunduvalt vähenenud ja ostjad ikkagi praegu ootavad ja ostuhuvi praktiliselt turgudel puudub, nii et kes praegu ekspordib, on ikkagi puhtalt Venemaa ja siis odavamate hindadega. Analüütikute kohaselt võib tarbimine vähendada kuskil 10-12 miljonit tonni nisu, mis omakorda tähendab, et eksporditavates riikides laoseisud suurenevad ja mis omakorda siis viitab tegelikult survele hinnalangusele. Nii et kui vaadata kogu seda globaalset pilti ja majanduslangust, siis see on ju päris loogiline, et tarbimine väheneb. Kui vaadata maisihinna liikumise graafikut, siis ka maisihinnad on viimasel ajal olnud suht stabiilsed ja väiksed kõikumised siin ikka on toimunud ja ka oktoobri lõpus siis samamoodi selle viljakoridori osas selline hüpe ja kiire langus ka maisihindasid puudutas. Eelkõige ikkagi oodatakse, kuidas läheb USA-s maisikoristus. Praeguseks on koristatud kuskil 87% maisist seal ja ootame siis seal täiendavaid andmeid nii-öelda kogu saagikuse koha pealt. Kui Ukraina maisist rääkida, siis siin on tulnud info, et ukrainlased on suutnud praegu koristada vaid 25% maisist. Tavapäraselt ollakse samal ajal juba koristanud kogu pinna 75%.
ja tegelikult ongi väga suur küsimus, kui palju ikkagi Ukraina maisi suudab koristada ja mõningatel andmetel võib jääda maisisaak selline 5 miljonit tonni vähemaks, kui oli prognoositud ja see tähendab ka automaatselt siis tegelikult maisi eksporti 10 miljonit, kui oli siin vahepeal prognoositud juba 15 miljonit, nii et me oleme jälle nii-öelda bilansis kaotamas selline 5 miljonit tonni maisi. Paar sõna ka õlikultuuridest. Kui vaadata soja hinnagraafikut, siis siin on hind natuke üles läinud. Eelkõige on hinnatõusu õlikultuurides põhjustanud sojaõli hinnatõus, mis on tõmmanud kaasa ka siis rapsi hinna. Aga soja hinnatõus on tegelikult turgu natuke üllatanud, sellepärast et sojad prognoositakse sellel aastal ikkagi palju rohkem kui eelmisel aastal ja hetkel on ka head ilmastikuolud praegu Brasiilias, kus on väga hea hetkel külvata ja Brasiilia põllumehed praegu nii-öelda täie hooga siis soja külvavad, mis on andnud siis ka hea aluse järgmiseks saagiks. Samal ajal on vaja meeles pidada, et ka Euroopa rapsisaak oli sellel aastal väga hea ja viimased andmed seda ka kinnitavad, et 2,5 miljonit tonni tuli Euroopas rapsi rohkem kui eelmisel aastal. Numbrid näitavad kuskil selline 19,5 miljonit tonni ja kui nüüd siia juurde panna ka Suurbritannia, ka sealt tuli üle miljoni tonni juurde, nii et tegelikult rapsisaak sellel aastal Euroopas on väga hea, nii et jätkuvalt on küsimus, et kuidas saaks rapsi hind siis tõusta. Ja kui me võtame juurde siia Austraalia, kes hakkab ka varsti koristama, siis sealt viimastel andmetel on oodata 8 miljonit tonni rapsi. Eelmisel aastal oli see kuskil seal 6 miljoni tonni juures, nii et ka Austraaliast on oodata siis häid saaginumbreid. Samal ajal aga ilmastik mängib väga suurt rolli, et kui me vaatamegi just nüüd Austraaliat, siis see on tegelikult praegu kõige kuumem koht, kuhu pilgud on suunatud, seal on praegu väga suured sademed ja põllud on vee all ja suhtlesime ka oma tuttavate põllumeestega seal, siis praegu nad näevad, et neil läheb aega seal kuskil selline 6 nädalat, kui nad pääsevad siis põldudele koristama, et praegu on ikkagi üle põlve vesi nendel põldudel, nii et nad ei pääse oma põldudele ligi lähedalegi. Kuid prognoosikaardid näitavad, et ilm pöördub paremaks, nii et loodame, et ka siis Austraalia põllumehed saavad siis peatselt koristama hakata. Viimahood muidugi puudutavad eelkõige just Ida-Austraaliat, nii et kõik, mis on siis mujal, saab kenasti koristada. Kokkuvõttes saame öeldagi, et tegemist on meil suuresti poliitilise turuga. Vaatame, kuidas Venemaa saab oma nisu eksportida ja kuidas läheb siis USA-s lõpuni maisikoristus. Ja kõik ootavad ju seda 20. novembrit ja siis on näha, mis turul juhtuma hakkab. Seniks kohtumiseni! Kohtumiseni!